uude aastasse midagi lõbusat ka, ma tahtsin need ammu juba ära proovida, mis on magusad talve. Ja need täna saab söödud. Kahjuks Maik neid proovida ei taha, sest et talle pargu ei maitse. Aga neid vist jääkski sööma, on jumala head. Vahepeal lugesin siin kommentaare, mingi Kroonika oli mingi imeliku artikli kirjutanud. Ütleks, et järgmine kord võtke ühendust ilma minu haata postitate mingi minust asju. Okei. Ja siis kommentaarides ma olen mingi botoxid täis mutt. Oleme. Ma ei tea, botox on üldiselt siin ja siis sul ei ole seda liikumist näos. Et kus see botox on? Ma ei ole botoxi teinud, ma ei tea, mingi 5 aastat. Thanks. Ja teine siis see, et mulle öeldi, et emps läks haiglasse, kuna ta oli üle söönud, nagu mina. Tegelikult sükest asju ütleda. Nende kohta ütleks, et nad on 80, väga head. Täiesti tahaks kogu poti ära süüa, aga oleme targad siin. Ja palun, õppige ära, mis on insuldi sümptomid. Please. Et omal, kui juhtub või kellelgi juhtub, siis teate, mida teha. Esiteks on see facial drooping, siis nägu tõmbab ühele poole. Kõige lihtsam test, naerata. Kui on nii, lombakas, kohe haiglasse. Teine, pane keele välja, kui ta tõmbab ühele poole, kohe haiglasse. Naistel eriti diagnoositakse vähem, kuna arvad, et pole midagi. Rinnus pitsitab, pea valutab, eriti kui on äkki, lööb peavalu sisse, lööb pilti eest ära, tasakaalu häireid. Kui sa tunned, et vasakust käest läheb valu läbi. Yes. Nii, ja teine on see, et kui sa nagu dizziness, mis ta on siis nagu peapööritus ja jah, et palun, kõik lugege selle kohta, mida tähendab, et on insuldi sümptomid, sest et ma tõesti tahaks, et mitte kellelgi ei oleks sükest kadalippu vaja läbi käia, nagu meie käisime. Nii et jah, head uut aastat.